Tere ja ilusat reedet kõigile. Long time no see. Ma ei ole mingi 6 aega vist äkki vloginud. Ja ma olen nüüd nädalake olnud haiguslehel, sest mul oli neerukudede põletik. Aga mul on rohu peal, ma hakkan tervenema. Ja ma mõtlesin, et miks mitte võtta see kaamera kätte ja filmida midagi. Et äkki sellest tuleb midagi välja. Igatahes eile ja täna hommikul mul on olnud hästi palju Tartus käimist, tegutsemist, asjatamist. Ja kui ma Tartusse lähen, siis kahjuks või õnneks ma käin ka alati lastele midagi vaatamas. Ja nüüd mulle ongi siia voodi peale suur hunnik lastele uusi riideid, asju, sokke, kõike tekkinud. Ja ma olen nüüd eile filmisin tegelikult väikse hauli. Ja ma mõtlesin, et äkki ma täna ka filmin. Ja äkki paneks sellest mingi vlogikese kokku. Et ja, ma loodan, et kõigile meeldivad haulid. Ma ise armastan täiega haule, igasuguseid toidupoe omasid, riiete, mis iganes. Aga ma käisin täna hommikul kulmudes. Minu arust nii ilusad tulid. Käin Tartus Pro-baaris ja alati mega rahul, nagu nii ilusad. Aga jah, ma arvan, et lähmegi kohe haulide juurde, mis ma siin paari päeva jooksul teinud olen ja siis jah. Ma jõudsin just koju tagasi ja nagu ma ütlesin ennem, siis me käisimegi ainult krabas ja siin seis. Nii et alustame kõigepealt krabaga. Ma mõtlesin, ma teen väikse hauli. Esiteks, siukene asi. See on siis põhimõtteliselt nagu mikrofiiber, mis ta on siis? Nagu aknapesulapp, aga et nagu ma saaks seest poolt siis autol akneid pesta, sest ma ei ulatu enda autos. Ja kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin, et ma ostan lihtsalt ära, et ma olen küll kuskilt Temust või Sheinist neid korduvalt vaadanud, aga pole kunagi ostnud. Siis sellised käärid. Rohkem mõeldud lastele, et me saaks äkki koos kaarte visserdada, arvestades seda, et varsti tuleb isadepäev. Ja no võib-olla, ma ei tea, mis iganes igatahes, jah. Siis, kuna ma vist enne ütlesin ka, et mulle väga meeldib kaarte ise teha, eriti kui on mingid laste sünnipäevad või siuksed asjad või emadepäevad, siis ma ostsin sellised kleepsud ja siis sellised mõmmikesed, siis ma ei tea, kas need on näha siit. Vist on, mõlemad on kleepsud ja nii armsad. Siis koju oli meil pastakaid vaja. Võtsin need, millel sa saad nagu vahetada seda, et oleks punane, sinine, roheline. Et saab võib-olla kalendrit ka veidi, ma ei tea, värvilisemana hoida või. Siis ostsin autosse 2 pakki vaniljalõhnalisi, mis need on siis armatuuri lapid, midagi sellist. Et ma juba proovisin nad ära ka, väga hästi lõhnavad. Siis üks väga huvitav ost. See on siis loovade osakonnast. 3 sellist tennisepalli, aga need on nagu hästi-hästi kõvad. Ja nad ei ole päris siuks nagu need tennisepallid on, aga kuna ma tahan oma talve jopet pesta, siis ma lugesin, et peaks panema koos tennisepallidega, et ta nagu klopiks ta ilusti jälle nagu puffi. Et siis ma võtsin selle sealt. Ja siis võtsin enda see teibi neid täiteid, mis ma teadsin, et mul on vaja neid. Ja siis sellised lindikesed. Kõik maksid 60 senti ainult. Ehk siis ma ostsin nagu varuga ette, et kui on vaja hakata ükselt jõulukingitusi, sünnipäevakingitusi pakkima. Ja mulle meeldib ka teha ise kimpe, lillakimpe ja siis panna nad nende lindikestega nagu kinni. Et selline sinine, siis tume sinine. Ta on siuke nagu ikkagi, ma ei tea, kärtsroosa või. Siis selline tumedam lilla ja siuke pastelne heledam lilla. Et siis on mingid variandid olemas. Ja see oli krabast kõik. Siis sinsei. Seal ma ei ole elu sees vist sinseis kulutan nii palju raha, kui ma täna kulutasin. Aga seal olid kõik vajalikud asjad. Ma pidin särgi ära vahetama, sest mul hakkas tolle teise särgiga nii palav. Aga igatahes, sinsei haul põhimõtteliselt. Mul läks jõhkralt raha seal.
ja kõik on sellised hästi vajalikud asjad, et nagu ühtegi sihukest nagu mõtlematut ostu ei olnud. Ma ei tea, mis tolmu asjad mul siin peal on. Aga ma alustan võib-olla paarist mänguasjast, mis ma lihtsalt lastele koju ostsin. Ja sellised klotsid. Need on sellised pehmed klotsid, et sealt ei saa nagu mingi tükke välja lennata. Ja ma just talvel viskasin ära meil kõik klotsid, sest et kogu aeg lendas nagu tükke välja ja see häiris nii jõhkralt. Siis Leole sellised autokesed. Tal ei ole väga autosid kodus, sellist väikseid mudelautosid, seega mõtlesin, et noh, miks mitte, et ta on see väga kallis ka. Siis Millile sellised sügisjalanõud. Minu meelest nii armsad ja seest on karvased. Et tal on kindlasti soe. Minu meelest nii armsad ja mõnusad ja ei pead kogu aeg saatma kummikutega. Ja muidu käib mul sihukeste külmade ilmedega praegu voodrik kummikutega, aga et vähemalt nüüd on nagu mingi valik olemas. Siis Leole, tal on väga hull sokkide kriis, seega ma ostsin talle. Siin on 5. pakk ja siis 3. pakk. Ehk 8 paari sokke ostsin talle. Millile täpselt samamoodi. Tal küll nii hullu sokkide kriisi ei ole. Ma praegu teist paari ei leia, aga sellised sokikesed. Oravad ja vaarikad ja rebast on siin peal ja siis all on kummid. Et jah. Siis mõlemale lapsele siuksed, ma ei tea, soojad, kergemad käpikud, et meil on küll vihmakindad olemas kummist, aga ma kuidagi ei näe kogu aeg vajadust neid kanda, eriti kui on siuke ilus ilm, nagu näiteks täna on, et ülimalt mõnus soe päike paistab, et milleks siis panna need kummikindad kätte. Et siis Leol 2 paari ja Millil sellised karvased nummikud. Et jah. Ja siis ma olen korduvalt vaatanud seda snäkikarpi ja ma just eile ühelt Elva naiselt küsisin ka, sest ma nägin tema stories, et tal oli küsinud, kus said selle ja siis ta ütleb, ma ei mäleta, vist Temmust või Sheinist ja kuskilt ja ma olen ise ka korduvalt vaatan neid ja ma ei ole kunagi ära ostnud. Siis ma nägin Svinseis sellist, sellel on küll siuksed pikad, aga ma oleks muidu tahtnud siukseid lühikesi, et olekski nagu reaalselt snäkikarp. Aga ma arvan, et ei ole hullu, kui on ka siuksed pikad, et samamoodi saab ta niikuinii kasutada. Siis meil tuleb lastel nüüd oktoobri lõpupoole pildistamine lasteaias. Ja ma mõtlesin pikalt, kas panna Millile nagu mingi kostüüm, siis mõtlesin nagu püksid ja mingi ilus särk või viia ta kleidiga. Ja ilmselt oleks õige viia ta kleidiga, aga ma leidsin siin sellist ühe väga ilusa komplekti, mis ma arvan, ma panen talle selga suht kindlalt. Põhimõtteliselt selline särk lipsukestega ja siis alla mustad retuusid ja mingid niidid on siin peal. Aga ma arvan, et see on väga ilus ja ma tahaks, et tal oleks endal ka mugav. Ehk siis mingid ilusad patsikesed ja tal on nii armsad lokis juuksed ka, nii et jah. Siis, nüüd tulid nüüd teine paar sokke. Siin on ka nagu mõmmikesed peal, kõik siuksed asjad. Et ka kummidega. Millile siis teine paar. Siis siin seis on ülihead laste voodilinad kummiga ja tahtsin tegelikult täna 2 pakki neid osta, aga oli ainult 1. Seega ma ostsin 1, meil on kodus olemas veel üks siuke beež ja siis üks roosa. Et ma ostsin praegu 1, siis Leole pildistamisele särk. Selline. Ta on küll natuke lai, aga ei ole hullu. Ma just ütlesin, et tal on nüüd nii suur on. Siis ma sain lastele uued fliisid, mida meil oli väga vaja. Nii et see oli nagu, ma arvan, et see oli üks mu kõige paremaid, nagu õnnelikemaid ostedena. Ja siis need papud. Igatahes Millile selline südamekestega. Ülimalt nunnu. Ja siis Leo täpselt samamoodi ülimalt nunnu. Fliisikene, siuke pruun. Nii armsad ja nii vajalikud. Siis kuna Kris suutis oma mütsi ära kaotada, mis ma talle eelmine aasta kinkisin, ja ta ei leia seda mitte kuskilt. Siis ma ostsin talle lihtsalt uue mütsi. See on tegelikult tumesinine, aga see tundub täitsa must siit. Ja siis ma ostsin endale midagi, mida ma eelmine aasta tegelikult olen ühe korra, kas eelmine või üleelmine aasta olen proovinud. Aga selline, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, ma olen näinud. Ma panen tahe, see küll näeb väga totter praegu minu peas välja,
aga põhimõtteliselt jopega oli ülinummi. Et ja see näeb nii totter praegu välja, aga jah, ma proovisin seda poes, kui mul jope seljas oli. Nii et see oli väga armas, mulle väga meeldis. Võt. Ja siis viimane asi. Tegelikult eelviimane, sest ma unustasin ühte kraba asja näidata. Aga millile selline komplekt on särgike ja siis sellised nummid, õrnalt alt laienevad püksid. Ma ei saa eriti ilusti näidata, aga ja see oli kõik ja mul jästakse raha siin seis põhimõtteliselt 120 eurot. Ma ei ole elu sees ostnud nii hullu raha eest nagu ühest. Ma olen kindlasti ostnud, aga nagu ma ei mäleta, et ma siin seest oleks nii suure raha eest veel asju ostnud korraga. Igatahes mul jäi näitamata enne see krabast, et kuna meil ongi nüüd novembris tuleb hästi palju sünnipäevasid, siis veel detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsi lõpuga saab nagu suur pauk sünnipäevast läbi, et aprillis on jälle väiksemad, mais on kellelgi ja siis kuidagi nii, et aga meil ongi november, detsember, jaanuar ja veebruari algus on nagu see kõige hullem aeg. Siis on nagu veel jõulud ja uusaasta vahel, siis meil on tõesti nagu tonn sünnipäeva. Ma võiks isegi öelda, et nagu iga paari päeva tagant on sünnipäev. Ehk siis ma ostsin veel neid ka juurde, et oleks olemas korralik kogus nii-öelda pakkematerjali asju. Et jaa, aga see oli kõik ja ma olen väga rahul nende asjadega, mis ma ostsin. Nii. Ma mõtlesin, ma teen siis ruttu viimaseks selle hauliga ära, mis ma siis täna ostsin lastele. Põhimõtteliselt mul oli vaja lastele, Leole oli mul vaja pükse ja Millile oli mul vaja uusi särke kõige rohkem. Ja ma ei tea, mul on asjad siin nii läbisegi, aga Leole ostsin sellise särgi. Siis see oli vist 3. komplekt oli minu meelest, ma olen sildid juba ära lõikanud. Siis see on tegelikult selline nagu punakas pruun, aga selline ja 3. sellest komplektist oli siis siuke roheline ja ma ei tea, mu lapsed kasvavad kuidagi nii ruttu, eriti Leo, et ta on hästi pikk poiss ka ja ta viskab ülimalt ruttu pikkust kogu aeg, ehk siis iga väikse aja tagant on asjad jälle väikesed. Ja siis ma nüüd võtsin kuidagi suurema varuga veidi. Aga siis on selline pikk särk, mis annab veits sükest nagu mingi dressika vaibi, et seda on siuke laiem ja käised on ka laiemad. Ja siis see on umbes samasugune siuke, need on umbes sarnased, et aga see on lihtsalt halli põhjaga ja teine lühike särk oli valge põhjaga. Ja siis sellest komplektist veel on selline must. Tundub siit vist roheline, tegelikult on must. Ja Leole püksid. Meil on kodus ühed sellised tumehallid, aga need on kuukekad, ehk siis võtsin uued ja siis 3. komplekti sellised tumehallid. Tumesinised hallikad ja siis 3. nendest olid sellised punased. Ja need on vist kõik Leo asjadega minu meelest. Ja siis Millile, üks asi ma unustasin ära öelda, tal on ülimalt kleite vaja. Sest tal ongi kapis ainult püksid ja särgid ja ma ei leia mitte kuskilt talle kleite, sest igal pool on nii kuidagi väike suurus. Ja ma ei ole väga netipoes shoppaja, seega mul võib asju koha pealt vaadata, aga täna ma leidsin siin sellist päris mitu kleiti. Ja esiteks on selline, minu meelest nii armas, sellised seenekesed ja taimekesed on nagu peal. Need käisääred on sellised. Just nii armas kleit, et on sellisest nagu tugevamast materjalist, kuidagi selline nagu kvaliteetsem materjal. Ehk siis sellele on väga õnnelik. Ja see oli 2. komplekt, sellised pikad särgid ja siis see on siis teine, must. Ülinunnud. Leol oli veel 2 särki. Siuke pikkade käistega mõlemad. Ja teine on selline. Et Leo sai nüüd mõnuga asju, kõike, mis ta vaja oli. Siis millirühmal lasteaias, nad ei tähista Halloweeni, aga Leo rühm jällegi tähistab, et nagu suuremad lapsed lasteaias tähistavad, aga sõimekad ei tähista. Ja mul on Leol olemas siit kostüüm, mis ma talle panen selga. Eks ma mõtlesin nagu
tahaks Millilt ka ikkagi mingi kostüümikesega saata. Isegi kui midagi ei tee ega tähista. Ja siis ma leidsin siin sellise kleidi. Ja minu just nii nunnu. Nii et ma kavatsen selle kindlasti Halloweeni päeval selga panna. Ja siis ma vist eilses Hauli klipis ütlesin, et Millile läheb üks kostüüm selga pildistamisele. Neil tuleb pildistamine varsti. Ja täna ma leidsin kleidi ja nii armas kleit, et ma arvan, ma panen ikkagi valged sukad ja sellise tumesinise kleidi. See ei ole lilla, see on tegelikult tumesinine, aga see krae või see kaelus siit on nii ilus ja valgete sukapükstega. Ma arvan, et ülinunnu oleks. Ja siis ostsin talle 3 paari retuuse. On tumehallid, siis mis ta on, leopardi mustriga või? On või? Ma ei pruugi õigesti öelda. Ja siis olid sellised pruunid, millel ma avastasin kodus alles, et on siin sellised armsad väiksed südamed ja siis 2 lühikeste käistega särki. Oleks tahtnud rohkem, sest et 2 lühikeste käistega särki ei ole nagu piisav meie jaoks, aga ei olnud eriti mingit valikut. Põhimõtteliselt selline kiisudega ja siis ka leopardi, gepardi mustriga. Vot. Ja see oligi täna kõik. Et Lidelis käisin ka, aga seda Hauli ma arvan, ma ei hakka, või neid asju ma arvan, et ma ei hakka näitama. Et nüüd ma pean lihtsalt kõik asjad ruttu kappi panema ja hakkama kodu koristama, sest paari tunni pärast ma pean juba Millile järgi minema lasteaeda. Ja tahaks, et selleks ajaks oleks kodu suuremas osas korras. Et kui lapsed on nagu koju tulnud, et siis ma ei peaks hakkama väga rapsima ja saaks lihtsalt rahulikult olla koos nendega. Et jah, nüüd lihtsalt koristama. Ma olen siin lõikamas praegu laste riietelt ära igasugu silte ja asju ja ma ei tea, kas ma olen ainukene. Ma lihtsalt ei kannata neid pikkasid silte siin särkide, pükste igal pool sees, kuigi ma tean, et seal on nagu vajalikku infot, on, et mis kraadidega sa pesema pead ja. Aga või siis, miks peab need panema? Nagu kui nad on juba komplektis, siis nad on ju juba nagu kinni omavahel, et ma lihtsalt ei saa aru, nagu nii jõhkralt häirib ja ma alati pean kõik need ära lõikama, ma ei tea, kuidas teistel on, kuidas teil on, kas te lõikate neid ära või te jätate need sildid igaks juhuks, et ma pean nagu alati ära lõikama. Kell on 5:10 ja ma käisin kell 4 mõlemal lapsel järel. Sõitsin nendega otse Tartusse, saime Krisiga ka raudtee juures kokku ja läksime valima meile kööki ja esikusse tapeete. Kööki leidsin, üli ilusa tapeedi ja praegu esikusse ei leidnud. Ma oleks tahtnud midagi siukest tumepruuni või midagi pruunikat, aga ma ei leidnud praegu mitte ühtegi varianti. Aga köögis on meil siuke plaan, et köögis on meil selline plaan, et 4 seinast 2. Mis on? Oi, mis sa tegid? Ära näpista ennast. Kuule. Milline on täiega paha tuju, aga meil on mõte teha 4 seinast 2 tapeediga. Kris pani Milli natukest aega tagasi magama. Ja me oleme juba alustanud, see on siis see sein köögis, mis me tahame sealt tagant ära teha. Ja ta on natukene juba alustanud, võtnud sealt asjad ära, peab veel liistud ära võtma. Ja siis tegelikult me hakkamegi tegema. Ta segas juba liimi valmis ja hakkame pihta tapeetimisega.
ma mõtlesin, ma näitan kiirelt, et milline see sein meil sai. Sealt on veel liistud puudu. Meil siin Elvas ehituspoes ei ole neid liiste, mis me tahtsime. Eks me lähme homme Tartusse ja siis need jõulutuled tuleb tagasi panna siis, kui liist on olemas. Aga minu meelest üliilus sai. Ja mingid sellised väiksed asjad jäid, näiteks siin. Aga see ei ole hullu, see ei paista väga silma, aga muidu üliilus tapeet ja annab nii ilusa vaibi ja mõnususe siia kööki. Tere ilusat laupäeva hommikut. Meie hommik on nii mõnusalt alganud. Hommikul tuli eksprompt kutse meil sõbrannalt Kellilt, et tulge pannkoogi hommikule. Nii et kõik panid oma väiksed riidesse ja me tulimegi nüüd siia nautima kohvi, pannkooke, jutustame ja lapsed saavad kõik koos üle pika aja jälle mängida. Vahepeal on hulga aega jälle möödas sellest, kui ma viimati filmisin midagi ja jõudsime lastega koju üks hetk. Kris käis hommikul Leoga juuksuris, et me jõudsime kuidagi nagu samal ajal kõik koju, siis lapsed läksid magama. Ma helistasin oma emsile, kutsusin ta kaasa endaga, et minna ehituspoodi Elvasse, et vaadata korraks, kas siin on mingit ilusat tapeeti, mis sobiks mulle esikusse. Ja ma leidsin ülimalt ilusa tapeedi. Selline läheb veits sellega kokku, aga sellised siuke marmor kuldse sadelusega ja siis ostsin mingid sellised asjad, et oleks veidi kergem õhtul siis tegeleda selle esikuseinaga. Aga ma olen natuke nüüd monteerinud endal siin seda praegust videot kokku ja ma vaatasin, et materjali on kuidagi nii palju, et nagu maru pikaks läheb. Ehk siis ma mõtlesin, et ma lõpetan siin praegu selle vlogi ära, sest ma tahan alustada uut ja ma arvan, et tõmbaks praegu otsad kokku, et ei läheks liiga pikaks. Ehk siis ma loodan, et sulle see video meeldis ja jääme juba varsti. Tšau!